head keskkonnahariduse omandamist. Helisid ja lõhnasid kalade maailmas tutvustab Eesti Maaülikooli limonoloogiakeskuse vanemteadur Arvo Tuvikene. Tere, mina olen Arvo Tuvikene ja räägin teile siis täna kaladest ja näitan ka siin mõnda huvitavaid fakte kaladest. Ja enne kui me kalade suhtlemise juurde läheme, räägiks natuke või tooks teile mõned huvitavad faktid kalade kohta ja et kui palju neid maakeral on ja missugused on, nii et kui me kõik kalad kokku loeme või siis on neid umbes juba 30 000 ära loetud ja see arv pidevalt suureneb, kuigi aeglaselt. Ja nüüd ma küsin teilt, mis te arvate, kus avastatakse uusi liike rohkem, kas magedas vees või merevees? Ma arvan, et merevees. Kas teisipidi arvamusi on? Kõik arvavad, et merevees. Aga võib-olla Amazonase vihmametsas kuskil seal. Täpselt. Tegelikult, kui me jõuame ühe järgmise slaidi juurde, siis ma näitan, miks avastatakse ja tegelikult avastatakse magevees. Ja kohe me sinna jõuame, aga siis need 30 000 kalaliiki, need on siis enamasti need luukalad, kalade hulka veel arvatakse ja kõhkalade hulka on siis haid ja raid, neid on tegelikult suhteliselt ikka vähe võrreldes siis luukaladega ja kalade hulka loetakse ka siis sõõrsuud, meie silmud näiteks. Aga Eestis on siis kalaliike natuke alla 80 ja nendest siis 46 liiki võib pidada magevee kalaks, aga muidugi nagu te teate, paljud kalad siis liiguvad nii mere kui magevee vahel, neid nimetaks siirdekaladeks, aga sellest teemast ma täna ei räägi. Nii, aga kus siis kalad elavad? Et kui me vaatame nüüd sellised ekstreemumid, toome siin ära, siis kalad saavad elada sellises vees, näiteks Antarktikas nad elavad aasta läbi miinuskraadide juures ja tekibki küsimus, et miks nad seal ära ei külmu, aga ongi siis teatud kaladel on teatud siis nimetatud antifriisid sees, need on mitmesugused fosfolipiidid ja mis ei lase siis sellel verel ära külmuda, nii et seal ütleme 2-3 miinuskraadi elavad nad lõbusalt ära ja siin tegelikult siin laua peal üks kala on ka selline, kes võib jäässe külmuda ja jääb ellu. See on seesamane tulnud liik kunimudil, mis teeb temast siis ka suhteliselt vastupidava kala. Ja Eesti ütleme oma liigid ükski, isegi koger, kes on tuntud teatud vastupidava kala, et tema ei kannata jäässe külmumist. Ja kui me siis vaatame veel, et kui soojas vees kalad saavad elada, ütleme, kui me Eesti kaladest räägime, siis ega nad ikka üle 30 kraadi ei taha enam elada, et võib-olla mõned karkkalalased, koger ja liinask saavad hakkama lühikest aeg 30 kraadiga, aga enamasti on see, hakkab neile ka ebasobiv olema, aga näiteks kuumaveeallikate kalad, keda meilgi siin viimasel ajal mõnedes spaades nii-öelda kasutatakse niisuguse vana naha ja masseerimisel need taluvad kuskil 43 kraadi ja see on selline kuumus, mida meie enam vannis ei taha taluda, see on natuke õliga sobe. Ja siis, kui me vaatame, kus kalad saavad veel elada, et nad elavad praktiliselt destilleeritud vees sellises vihmavees ja ka väga soolases ja ma tegelikult näitan, mul on seal sellised soolapurgid sinna akna peal, aga ma toon siia lihtsalt mõne võtan, et ma näitan seda, et see idee on siis selline, et kui see purk täita siia kaelani veega, siis täpselt selles veekogus nii palju soola on, et kui vaatad surnumeres, et siin on 34% soola, see on kolmandik umbes siin, ütleme siiama. Ja siin on suusoolajärv ka selline hästi soolane veekogu Ameerikas Utah osariigis. Sellises vees, nagu surnumeri, seal kalad elada ei saa, seal isegi ei ela ükski selgrootu, seal saavad elada bakterid. Aga sellises järves saavad elada ka selgrootud, ongi sellised soolavähid, mida kui te akvaariumitega olete tegelenud keegi, siis vaata kasutatakse neid kalamaimude toiduks, neid soolavähke ja
ja päris nii soolases vees kalade elada ei saa, aga kui me siit mõne protsendi maha võtame, kuskil 12%, vaat selline on siis kaladele veel teatud liikidele vastuvõetav, need 12%. Ehk kui me meresoolsuses räägime, siis 120 promilli. Ja need on siis Ameerika soolajärved või niisugused rannikujärved, kus siis elavad mõned kalad, üks on selline ka üks mudil ladinakeelse nimetusega Hundulus. See on sellepärast kuulus kala, et tema on esimene kala, mis on kosmoses käinud Ameerika kosmoselaevaga Skylab. Aga siis, ja vaat siin on see samane, kui te seda vaatate, seda viimast osa, siis et kuidas need kalad jagunevad, et umbes 50% elab magedas vees ja umbes 50% merevees. No tegelikult on see natuke merevee kasuks ja nüüd võiks kokku leppida, et Läänemeri, see ei ole selline päris tõsine meri ikkagi, ütleme ookean. Et aga kui me vaatame, siis ookeani vett maakeral on 97% ja tegelikult kogu selles vees saavad kalad elada. Nad elavad ka seal päris 11 kilomeetri sügavusel süvikutes. Aga magevesi, mis on kaladele kätte saadav, see on tegelikult tühi väike kogus, on ainult 0,01%, on järvede vesi, jõgede vesi, ojad, tiigid, kus kalad saavad elada ja enamus ju magedast veest on kus? Liustikes, Antarktikas ja ütleme ja ka põhjavesi, nii et tegelikult, et liigitekke seisukohalt on magevesi palju tänuväärsem ja see on ka põhjus, miks neid siiski ikkagi tänapäeval magedas vees rohkem leitakse uusi liike ja just seal Amazonase kuskil ülemjooksul iga oja. Nüüd on veel ma vaatasin üks filmi selle kohta, Amazonase kohta. Jah, täpselt, see on siis ka põhjus, et meri on ikka suhteliselt läbi uurite ja meri on suhteliselt homogeenne. Nii, aga natuke, kui kiiresti kalad ujuvad. Et siin on mõned siis, siin on kõige kiirem kala toodud, et maailmas kõige kiiremini ujub kala, purikala ja kui me arvestame seda, et tegelikult vee tihedus on ikka võrreldes õhuga väga suur, väga viskoosne, siis vees tegelikult see, et kiiresti ujuda, nõuab ikka väga palju energiat võrreldes sellega, mis ütleme õhus saab toimuda. Siis siin on toodud siis mõned kalad, kes meie kalades siis lõhe on kõige kiirem uju ja siin muuseas see on ka kala siin kõrval. See on siis üks merihobukeste hulka kuuluv selline, ja tema ujub ainult kuskil 30 meetrit tunnis, nii et tema igatahes kiire ujumisega ennast kindlasti ei päästa. Aga ma panin ka Michael Phelpsi siia alla, et inimese, mina nii kiiresti ei ujuks, aga ütleme, et ta siis, ja see on selline ujumiskiirus, mitte sööst, vaid see on ikkagi, et mõne minuti suudavad ujuda või päris mitu minutit. Aga nii, et kui me paneme siis startid 100 meetrit ujuma siin erinevad kalad ja inimese paneme, seesama Michael Phelpsi paneb ka ujuma sinna ja siis Michael Phelps teeb siin latikale teeb ära ja kuldkalale teeb ka ära, aga teiste käest ta saab kõigest tappa. Ja kui purikala on finis, siis Michael Phelps on 8 meetrit jõudnud ära ujuda. Aga delfiin on suhteliselt kiire ujuja. Lendkala muidugi saaks disklahvi siin, sest et tema on õhus vees. Et selline oleks siis see teoreetiliselt siuke edetabel ujujate. Aga nüüd te võtsite kõik spikrid endale, vaatame ja vaatasite, vaatame kui hästi kalu tunnete. Nii, mis kala? Pakkuge kohe kiiresti. See on seal väikse eksemplarina seal akvaariumis ka olemas. See on kõige vasakpoolsemast. See on angerjas, jah. Ja tegelikult on 2 angerjat peal. Ja kui me pärast räägime meeleelunditest, siis need väiksed täpid, valged täpid, mis seal külje peal on ja siin nina peal, see on kala küljejoon. Sellega ta tunnetab nii-öelda veevoolu liikumist ja näiteks kallaste lähedust ja see küljejoon on tegelikult kala väga sarnane anatoomiliselt kõrvaga või nii. Pauk. Õige. Ahvenes selle. Sugulane, aga mitte. No kes on veel? Kiis, kahven ja kes see kolmas sugulane seal, see on koha.
nii, aga mis kala? Sealt tuli õige vastus juba, latikas. Aga mis need mustad täpid on? See on üks haigus. Inimesel see ohtlik ei ole. Seda kutsutakse rahvakeeli tingitõveks ja kui see panna mikroskoobi alla ja see väikse nõelaga see must täpike lahti teha, siis on väike ussike selle ees. Aga noh, maksimaalselt mida see saab teha, see saab söögiisu ära ajada. Aga inimesel see ohtlik ei ole ja kala on sellele haigusele või parasiidile vaheperemees, nii et haiglud söövad selle kala ära, siis seal kasvab ta suureks. Aga seda sellist musta täpilisi kalu näeb just sellises kandis, kus palju kalatoidulisi linde ringi liigub. Eriti ta ei peab olema suurte järvede ääres, ka jõgede ääres. Nii. Särg, täitsa õige, tuli õige vastus, juba ära vastas. Nii, kaitsealune kala Eestis. Lust selle Säga, jah. Säga on see. Säga leidub kõige rohkem tänapäeval siis suure Emajõe suudmaalal Peipsi, Peipsi järve, seal teda ka kalameeste andmetel liigub. Kuigi teda on vähe, aga nüüd lähevad küsimust raskeks. Võldas. Jah, nägid, polnudki raske, aga mina arvasin, et seda te küll ära ei ütle, see on võldas. Ja see on selline puhta vee indikaator, et kui seda kala leitakse, siis see näitab, et vesi on jahe ja hapnikurikas ja see sobib hästi forellile. No kui ta just väga väikeste vooluhulkadega ei ole. Üks karpkalalane ja vihjeks see, et see on ainuke karpkalalane, kes meil on ikka täiskasvanu tõeliselt röökala. Sa saa näga või? Ei ole. See on õige kohati, aga see ei ole turb, tähendab, selles mõttes turb tõesti sööb ka teisi kalu, aga ta ei söö nii palju, kui see kala sööb. Aga ma ütlen nii palju, et see kala elab enamasti suurtes järvedes ja ütleme just Narvajõgi, Emajõgi. Ütleme Peipsi, Võrksjärv, see on see ja ta kaitse all, see on tõuges. Nii, nüüd on see kala täpselt, mis seal on. Ja ma näitan selle, see on vingerjas ja järgmine on siis sugulane sellele hink. Aga ma räägiks natukene nendest kahest kalast kiiresti, miks ma nendest räägin. See on vingerja sool. Need on niinimetatud sekundaarsed õhuhingajad. Kui vees kaob hapnik ära, siis need kaks kalaliiki tulevad veepinnale, hingavad õhtu, suruvad sooltorusse ja sooltorus toimub gaasivahetus. Need on nii-öelda saavad hapniku sealt. Neid kutsutakse sekundaarseteks õhuhingajateks ja on olemas teine termin, mis on obligatoorne õhuhingaja. Seda kala Eestis ei ela, see elab Amazonases, see on, ütleme, enamus teadlasi peab seda maailma kõige suuremaks mageveekalaks, see on arapaima. Aga see on see kala, kes peab saama ilmtingimata tulla õhu kätte või ütleme pinnale hingama, kui näiteks me katame kinni selle Amazonase mingisuguse, ütleme, või on see paks, mingi väga paks õlikiht peab, ta ei tule sealt läbi, siis see kala sureb ära. Ta saab, tema lõpused ei ole nii hästi arenenud, et ta saaks piisavalt hapniku eest kätte. Nii, mõni sõna tulnukliikidest, nii-öelda Eesti kontekstis ja natuke ka maailma mastaabis. Seda me peame päris oma kalaks juba, kuigi jõvekogeraga tulnukliik kuskil 50. aastatel ta on siis tulnud Eestisse toodud, aga praegu tal läheb päris hästi, eriti kuskil Rannikumeres, ta kasvab päris suureks ja tema saagid päris jõudsalt kasvavad. No see on nüüd selline huvitav liik, kes Eestis on, teda siin on ja ütleme, eriti sellised väiksed tiigiomanikud on vahel temast huvitatud. See on siis valge amuur ja see on maailmas kõige taimetoidulisem kala. Ütleme, et kui teil on mingi järv või tiik kinni kasvanud, siis see sööb selle lagedaks, aga muidugi Eestis ei ole see teretulnud, kui te vähemalt looduslikkusse kogudesse tulnukliike toote, aga see on ametlikud Võrtsjärves rekordkala. Seesama ülemine kala on 20 kilo raske. Et 20, meil Võrtsjärves suuremaid kalu püütud ei ole, nii et tema on siis meie ametlik rekordkala.
legendid räägivad mingisugustest suurematest sägadest, aga nii, valge amuur. Akvaarium number 1 paremat. See on Kaug-Ida unimudel ja see on see tulnukliik, mis siis vähemalt sisevete tulnukliikides kõige rohkem nagu on saanud sellist tähelepanu, et ta on hästi ablas kala, sööb kalamarja, kalamaime, aga ta on ka hästi ohtlik näiteks kahepaikselt, et sööb konnakullased ja konnakudu sööb ja aga tema levikut põhimõtteliselt piirab see, et ta on üks väga kehva ujuja. Et praegu ta laiutab ennast Narva veehoidlas, aga kui inimese käsi kaasa ei aita, sest ega ta vist sealt Tomuti kärestikest üles ei tule, nii et me loodame, et ta ei saa sealt Peipsi poole tulema. Aga ohtlik on ta sellistes väikestes umbjärvedes või tiikides, kui ta sinna sisse saab, siis ta varem või hiljem hakkab seal üksinda valitsema ja siis ta hakkab juba kannibaliks, sest tal ei ole kedagi muud süüa kui endasuguseid seal. Nii, aga näitan maailmast ühe tulnukliigi näite, mida muidugi kalaärimehed leiavad, et see oli üks parim otsus, mis tehti, kui Victoria järve asustati niilusahven, see võib kaaluda kuni 200 kilo ja see asustati sinna, leiti, et peaks ikka tooma sellise röövkala sisse, et paremini kasutab seda nii-öelda kala ressurssi ja orgaanilist ainet ära ja mis juhtus, ma näitan lihtsalt, et see on tegelikult väga kõva äri, mis seal käib ja Ugandas näiteks, kus on teada, et hästi palju kohvi toodetakse, et ta on teisel kohal peale kohvi tootmist ja nüüd ma näitan seda, see on see nii-öelda positiivne pool, ütleme, aga nüüd ma näitan seda negatiivset poolt, et ta lühikese ajaga hävitas 200 kalaliiki ära. Kui me tuletan meelde, kui palju Eestis kalu oli 80, siis ütleme 2,5 korda rohkem on hävitanud maakeralt kalaliike, kui meil üldse kalu kokku. Ja paljusid poolt nendest jõutud veel kirjeldadagi ja siis seda tegelikult tsiteeritakse ja tuuakse väga sageli näiteks kui ühte kõige niisugust selgroogsat ja kõige suuremast väljasuremist 20. sajandil Aafrikas Victoria järves. Nii, aga nüüd läheme siis natuke selliste teemade juurde, mis on võib-olla natuke kõrvale kauvitav kuulata, et räägiks kalade informatsiooni vahetusest ja et siin on toodud siis need meeled, millega siis kalad informatsiooni hangivad, aistmine, kuulmine, nägemine, maitsmine, elektri välja tunnetamine. Ma täna räägin põhiliselt 2 esimesest, aistmisest ja kuulmist, aga mõne sõna ma ütlen kalade nägemise kohta. Tegelikult kalad näevad enamasti päris hästi ja enamus kalaliike näevad värvilisena. Aga kui me võtame näiteks Võrtsjärve näite, kus aastaringselt vesi paistab alla meetri läbi, siis ei ole selle nägemisega nagu suurt midagi pihta hakata, vähemalt nii-öelda kaugema maa tagant ja võib-olla ka maitsmisest natuke lihtsalt huvitav fakt on see, et nagu meie tunneme maitset ainult suus ja enamasti keelega, siis kalal on see eriti teatud põhjakaladel ja näiteks sägadel tunnevad maitset ka näiteks sabauim ja kõht ja tema testal on ka kõhu peal maitsmisrakud, tema seal lavab seal liiva peal ja tunneb, et üks ussik on seal kõhu all, ta teab, et see on maitsev, et ta ei pea seda suu võtma. Sellised erinevused siis on inimese ja kalade vahel. Ja räägiks siis kõigepealt kuulmisest. Pikka aega arvati, et ega kalad ei kuule ja see sama latika pilt on siin peal ja see on sellepärast toodud siia, et tal pole kõrvu. Keegi pole kalal kõrvu kunagi näinud, aga tegelikult kalal on olemas sisekõrv. Et see on nagu siis ja siis miks on vesi hästi tänuväärne keskkond heli suhtes, vees liigub heli peaaegu 5 korda kiiremini kui õhus. Tegelikult on see 4,8 korda ja ta sumbub väga aeglaselt ja et ma ära ei unustaks, ma ütlen kohe ära, et kalad suhtlevad kuskil kuni 200 meetri ulatuses nii-öelda helide abil. Nad kuulevad väga kauget helisi, aga nad võib-olla lihtsalt, nad ei kasuta seda informatsiooniks, nii et see
see informatsioon, mida nad kasutavad just eriti 100 meetri ulatuses, on väga nii-öelda intensiivselt kasutatav. No siin on kala kõrvapilt lihtsalt, et tegelikult on olemas siis seal sisekõrvas sellised kuulmekivid või otoliidid, mis seal on, see siis helilaine paneb selle liikuma, ta äritab neid rakkusi ja see rakkudest, juusrakkudest saadav äritusse kantakse siis peaaiu. Nii, siin on palju teksti, aga kokkuvõttes võiks siis öelda seda, et kalad on võime jagada headeks kuuljateks ja halbadeks kuuljateks. Ja peamine või eeldus või esmane eeldus heaks kuulmiseks on see, et kala kehas on õhku. Enamasti on see ujupõies. Nii et kellel ujupõit ei ole, õhku ei ole, need ei kuule või kuule väga kehvasti. Et see on tegelikult esmane. Aga need nii-öelda, kellel on õhk sees, need võib ka siis jagada nii-öelda keskmisteks kuuljateks ja väga headeks kuuljateks. Ja ma näitan siis neid kahte või kõige paremat kuuljate klassi on siis karpkalalased seal vasakul pool, nendel siis peab olema mingi ühendus ujupõie ja sisekõrva vahele. Et nendel on niisugune luudekett või luude moodustis. Noh, loomulikult ega ta loodus niimoodi värviline ei ole nagu siin, aga siin on ta toodud, et niisugune läheb sinna. Ja eeringatel on siis väike õhukapilaar, mis läheb siis sinna sisekõrva. Et see teeb temast väga hea kuulja ja no siin on toodud lihtsalt üks niisugune võrdlus, kahjuks on siin jäänud ladinakeelsed nimed ainult, aga ma lihtsalt ütlen, mida allpool see joon on ja mida pikem, seda parema kuulmisega kala on. Ja siit nendest kalades kõige paremini kuuleb koger, see must ja see punane näiteks lõhe on suhteliselt kehva kuulja ja see roheline on tuunikala. Noh, kõva kuulmisega kalad on ikka lõhe ja tuunikala. Aga kalad siis kuulevad, no ütleme, kui me üldistame, paljud kalaliigid võtab kokku, siis nad enamasti kuulevad ikka halvemini kui inimene. Aga kui me võtame jälle sellest, võtame välja need head kuuljad, siis tegelikult paljud kalad kuulevad palju paremini neid madalaid infrahelisi ja päris mitmed kalad kuulevad ka palju kõrgemad helisid, kui inimene üldse kuuleb. Ja ma toon ühe näite siin, ühe eeringa milliste Aloosa kohta. Tema kuuleb nii kõrget heli sellepärast, et avastada delfiine, kes nendele jahti peavad. Delfiin kasutab seda päevalokatsiooni ja need Aloosad on õppinud nii kõrgeid helisi kuulma ja tegelikult arvataksegi, et need Aloosad on no vähemalt on mingi pakutud välja, et need on maailma kõige kõrgemaid helisi kuulvad loomad, isegi palju kõrgemad kui nahkhiired või ütleme vaalad ise. Nii et arvatakse, et need Aloosad kuuluvad eerinkate sugulased, et kuulevad kuskilt 150 või 180 000 hertsi või 180 000 hertsi kuulevad. Aga madal heli on ka leitud viimasel ajal, et kalad tegelikult kuulevad väga hästi seda madalat heli ja paljud enamasti see madal heli ka peletab kalu. Seda on hakatud, arvatakse kala ujumine ise tekitab madalat heli ja tegelikult ütleme, kui palju sellist madalat heli, siis ikka kala umbusaldab arvab, et nii mõni röövkala lähedal ja tegelikult on hakatud seda omadust, et kalad kardavad teatud madalat helisi, eriti näiteks 16 hertsi. On hakatud väga edukaid neid kalatõkkeid tegema. Nad näiteks Belgia tuumaelektrijaamade peal on sellised väga efektiivselt töötavad kalatõkked, et ei lase kaladel siis turbiinilis ujuda. Nii, natukene müra mõjust kaladele, et ma näitan lihtsalt mõned klassikalised näited, et siin on siis need tuulegeneraatorid, mitte see töö, et nad töötavad, ei ole midagi ohtlikku, aga nende ehitamine. Et nende ehitamiseks tuleb 30-meetrised vaiad sinna merepõhja sisse rammida ja see rammimine tekitab seal üle 200 detsibelliseid helisi, mis võib panna kaladesse ujupõied lõhkema. No rootslased soovitavad sellised, et kui hakatakse ehitama, siis tuleks õhkkardinad ümber nende tuuleparkide teha, et kalad siin sisse ei ujuks. Aga üks teine näide on siis ka, et ütleme, geoloogid otsivad gaasi ja naftamaardlaid selliste väga tugevate õhkkahuritega, sonaritüüpi aparaatidega
ja lasevad selle laine sinna merepõhja ja siis selline nagu see punane seal, see on vastuvõtja, see siis registreerib selle peegeldunud laine ära ja selle järgi üritatakse siis hinnata, kas naftat või gaasi on leida. Siin alles paar aastat tagasi terve Läänemeri ka kammiti sellega läbi. Mina olin ühes kalaprojektis seal, siis ma tean, et sellised laevad sõitsid ja nüüd halb on see, kui see kalavarv sinna ette satub, sinna sonari ette, et see võib ka panna siis kalaparvel ujupõied lõhkema ja ujupõis kala lõhkeb, siis ta muidugi on surmane määratud. Aga lihtsalt üks praktiline, et see siis kalurid ka üritavad vaiksemaid või laevu teha, et kalumit ära ehmatada. Ja lihtsalt, et kui see lärm on suur, siis kaladel on siuke refleks allapoole põgeneda. Nii palju, aga nüüd ma hakkan kummutama teie seda väidet, et kalad on tummad. Aga enne kui ma seda kummutama hakkan, ma natuke räägin ja natuke demonstreerin ka üht-teist, et kalad teevad tegelikult päris huvitavaid helisi ja nad tegelikult teevad mitme asjaga, näiteks ujupõied, kellel on ujupõis on avatud, nad lasevad seda õhku sealt välja või siis näiteks siin on toodud, et ujupõie ümber on niinimetatud trummlihas, et nad põristavad selle vastu ja siis nad võivad ka igasugused luid omavahel kokku hõõruda, nii et need helid, mis siin tulema hakkavad, on väga palju teotud nende trummlihastega ja ka mitmesuguste luude nii-öelda omavahel klõbistamisega. Et võib-olla õudusülmist midagi. Aga siin on nüüd paalade pilt ja ma selle panin lihtsalt sellepärast ette, et tegelikult kalade häälte või helide desifreerimisel kasutatakse samu võtteid nagu paalade puhul, et lindistatakse helid üles, siis mängitakse neil seal vee all ette, siis vaadatakse, kuidas nad käituvad ja siis üritatakse lahti mõistatada, mis see tähendab. Ja näiteks siin seal lava peal on ka üks aparaat, tegelikult see on ka vaalade helide aparaat, see on selles akvaariumis sees need kalad on, mis natuke stressib üldiselt, nad meil ei taha eriti helisi teha praegu. Seal enne tegi korra üks, aga väga vähe. Aga nüüd ma näitan teile, mõtlesin, et korra demonstreerin seda, et miks me ei kuule kalade helisi, on see, et see veest välja tuleb, see heli sumbub ära või ta kaotab oma energiast ja mingid lusikad. No, ma ei leia seda abivahendit üles, aga kui ma teen niimoodi siin ja kui ma teen näiteks siit, vaata, ma teen. Vaata, kui ma veest et lipsu lasen, tuleb see, kuigi ma lasen siit. Jään ikka leidma üles. Mul oli 2 lusikat siin, mida kokku läbi. No igatahes, ma ei leia seda praegu pärast, ma demonstreerin, et tegelikult on see, et kui vees kokku lüüa midagi, siis siin. Et kuulete otsa, ega sealt palju hääldest midagi praktiliselt ei tule. Kuulake nüüd. Üpris suur vahe on see, et kas või nii, sellega siis nii palju seda. Nii, aga kuuleme siis, kuidas need kalad helisi teevad. Tulistus on niisugune tagasihoidlik tekitaja, aga lähme edasi.
Luts. Põhiliselt nad suhtlevad ikka omavahel liigisiseselt, et noh, ega ei ole kasulipäraselt lärmi vee all teha, sest röökalad tulevad ka kohale, aga noh, kui te nagu enne mäletate, siis röökalad reeglina kuulsid kehvemini, et nendel ütleme sellistel, näiteks aug teeb häält küll, aga aug edasi tegule, aga aug säga teeb sihukest natuke kosmilist häält, aga päris huvitav, aga ta on hästi üles võimendatud, siin on nüüd. Lindistatud enamasti Oslo ja Bergeni ülikoolis, et ma siin aastaid tagasi töötasin päris pikalt Oslo ülikoolis, siis seal mina uurisin rohkem kalade aistmist ja nüüd kui me siin aistmiseni jõuame, siis ma kõige rohkem näitan oma andmeid. Aga no siin on üks Tursa sugulane, tema teeb luud nüüd, mis käivad kokku. Tegelikult pingel ja siin praegu tema häält ei lase, aga see on selline kala näiteks, kui tema on see näiteks Eesti kalades, kui ta veest välja võtta, siis ta teeb päris kuuldavat heli võib teha, just sihukest paberi kärisemise häält või paberi kärtsutamise häält. Nii, aga
aega on vähe jäänud, ma räägiks natuke kalade teisest väga tähtsast meelest, kalade aistmisest. Näiteks siin siis lühidalt, missugune see kala nina välja näeb. Siin on siis aistmisrosett ja selle aistmisrosetiga sellised siis aistmisrakud ja tegelikult need ripsmed, mis seal rakkude küljes on, need on siis need kohad tegelikult, millega kala lõhna tunneb. No siin on erinevad tüüpi need rakud. Nii, siin on toodud siis mõned kalad ja mõned imetajad, võrdlus ja kogu rakkude hulk nii-öelda ninas. Mida rohkem rakke on, seda paremini ta lõhna tunneb. Nii et säga tunneb siis kalades kõige paremini lõhna ja siin siis inimese ja koera võrdlus. Nii et koer on sellise sägaga ühes klassis ja haug ja inimene on sellises kehvas klassis natuke lõhna tundmise mõttes. Aga ma siin ei peatu pikalt, siin on keemiat natuke hästi väiksed numbrid on, need on tegelikult hästi väiksed molaarsed kontsentratsioonid ja selle tabeli üldistus on see, et kogred tunnevad eriti madalaid kontsentratsioone, aga ma natuke räägiksin ühest huvitavast asjast, mida mina ka päris pikalt uurinud olen, on kalade alarmreaktsioon, et selle avastas siis Austria teadlane, kuulus Austria teadlane Karl von Trist, kes sai ka selle eest Nobeli preemia. Tal olid muidugi teised teened ka seal mesilaste käitumise alal, mille eest talle anti Nobeli preemia koos nende kuulsate loomade käitumisuurijatega. Aga see, mida ma teile näidata tahan, on see, et karpkalalastel ja mõnede teistel kaladel on nahas niinimetatud alarmainerakud, need valged seal. Sealt seda ainet need kalad ise välja lasta ei saa. See aine satub ainult keskkonda siis, kui haug näiteks hammustab või kalamees teeb natuke haiget konksuga kalale ja siis lekib ainet vette ja vaadake, mis toimub, kui seda ainet niimoodi vette lekib ja kala saab selle lõhna nina kaudu. See film ei ole väga hea kvaliteedi, aga vähemalt saate aru, mis siin toimub, aga see vasakpoolne asi on muda ja siin on 2 kokre ja nad varsti saavad nina kaudu signaali, et alarmainet on vees ja nad lähevad paanikasse, hakkavad hästi niimoodi põhja lähedal 60-kraadise nurga all ujuma ja võimalikult kiiresti veekogu põhi sogaseks ajada, see on nende eesmärk. Ja kuna aug, ütleme teoreetiliselt on aug lähedal, siis tema lihtsalt ei leia neid üles, kuna aug ei ole nii aistmisega. Aga teine huvitav asi on siis selle ainega veel see, et kui seda ainet on palju vees, ütleme sealt röövkalad, siis ikka aega tammustatakse kalu ja siis need kalad kasvavad selliseks kõrgeks ja kui on monokultuuris need kalad, kus üldse röövkalu ei ole, siis on nad sellised saledad. Need on põlevad 4-aastased kalad ja minu küsimus teile on see, et mis te arvate, mida see ülemine kala kasu sellest saab, et ta niisuguseks kõrgeks? Jah, palun. Võib-olla tänu selle, et ta raske seda hammustada suur tükk ja suur lõhk. Absoluutselt õige. Seda ülemist kala on palju raskem alla neelata kui seda alumist kala, nii et ta põhimõtteliselt päästab ennast sellega, nii et seda. Aga no see on see aparaat, millega kala aistus, siin ma ei näita, aga ma tegelikult tahtsin ühte rakendust näidata siin teile. Pilti see on põlevkivi, meie sama põlevkivi reostus, see mõjutab kala aistmist väga kõvasti, siin on siis toidusignaalidele ja siis sellele alarmainele, nii et kui seda natukenegi seda põlevkivi tuha vett panna vette, siis ta võtab kalade aistmist häirib hästi tugevalt. Ja tegelikult selline näeb see arvutis siis välja, see pilt, kuidas siis ütleme puhtas vees ta aistab ja aistmine käib nagu inimese puhulgi, tegelikult toimub väike elektriline muutus ninas ja seda on võimalik mõõta. Inimesel saab küsida, kas sa tunned õhna, kalal seda ei saa. Kalal paned siis selle elektroodi sina nina juurde, siis ta näitab sellist pilti. Ja puhtas vees on ta selline ja kui panna 1% toha vett, siis seda alarmainet, vaadake missuguseks tema see signaal läheb ja teda ta ära ei tunne. Ja minu saigi jutt otsa, et see pilt on sellepärast pandud, siin on kalad peal. Aga see on hästi huvitava koha peal tehtud pilt, see on tehtud sellises ilusas linnas, kus peetakse liivalosside maailma meistrivõistlusi. Aga muidugi, kui lähemalt neid liivalosse vaadata, siis nad kasutavad mingisugust tapeediliini taolist ollust seal sees, et tegelikult
vormitakse sellised liivaplokid valmis ja siis minnakse freeside, puuride ja asjadega kalale saagidega ja siis tehakse sellist ilusad asjad. See on Harrison Spring Vancouveri lähedal. Ja aga palun küsimusi. Ei puuduta küll otseselt, aga kas väljend, mida palju kasutatakse viimasele haugi mälu, on tal ära tingitud või? Ei ole. No võib-olla jah, et haugi nii palju pole uuritud, aga juba on leitud, et kalamälu on ikka kuskil 3 kuu peale. Ja muidugi, ja kui öelda seda veel, et näiteks pudema tulevad kalad leiavad oma koelmu lõhnamälu järgi üles, siis ta tuleb, siis on 5 aastat ka mälu. Näiteks lõhe või ütleme lõhelased või ütleme isegi mõned vähem, mõned rohkem, nad tulevad ju leiavad oma selle kodujõe ja see on nüüd ikka kindlaks tehtud, et nad leiavad selle lõpuosa, leiavad nii-et oma mälu, lõhnamälu ülesse. Ja enamasti need ained on siis mitmesugused nii-öelda sapisoolad, sapihapped, mis tal mälus on siis oma kodujõe lõhn. Jah. Ma näedsin ükskord, ma vaatasin seda saadetega Püramiidi tipus, seal näitas, et Tallinna Tehnikaülikoolid reaalselt teevad neid kalasid, robotkalasid näiteks ja kas teie, sa näete, isegi robotkalad tehakse see saamune küljejoone, elektrooniline küljejoone kõik puhal ja kas huvitav, kui täiusliku saab teha inimene robotkala näiteks? Mingisuguste keemiliste sensorite suhtes kindlasti üpris tundlikuks, aga ma siiski kaldun arvama, et näiteks selle alarmaine tundlikkuse suhtes nii tundlikke sensoreid nad ei suuda teha, kui mõnede ainete puhul suudavad, aga isegi tundlikumaid teha, kui ütleme kalanina või inimese nina, aga mitte iga aine puhul. See näitaski, aga näed, et kaladel on see hüdrodünaamiline keha kuju ka, see on ka huvitav, on ju? Jaa, see on selle järgi, üldse kalade, nende soomuste ja nende järgi mingi määral võetakse, sest mitte ka allvelaevade disainimised. Jaa, palun. Et mõned kalad on nagu ise lõhnavad, see harjus ja tint, et kas see annab neile ka mingi eelise või mis põhjus sellele? Jaa, küsimus, ega ma ei oskagi sellele praegu kohe niimoodi hästi vastata, ma peaks selle üle vaatama, aga ma arvan, et see ei ole selles kontekstis oluline signaal, sest ma arvan, et kui see lõhnaks mõnele neist tint, et kui koha tunneks seda tindi lõhna, kuna tint on kohapõhiline saakala, siis koha või tindil läheks väga halvasti. Et siis meie ainult tunneme seda? Jah, ma arvan, et meie tunneme. Kas sa mingi pidevalt ühega harjub ka? No, eks nad ikka harjuvad, näiteks kui tegelikult, ma toon siin näite, et kui panna see samane pump siia sisse ja see pump teeb hästi kõva lärmi läbi selle hüdrofoni ja need akvaariumites kalad harjuvad ära ja siis ma toon selle müra kohta ühe sükse hea näite, et ega üldiselt veealune elu on üpris lärmakas. Eriti lained tekitavad lärmi ja tegelikult tehti selline katse Austraalias, et viimasel ajal ju selliseid vanu mahakantud laevu uputatakse ära, teha sellised kunstrifid või kunstrifid ja siis tehti selline katse, et lindistati ühe elusrifi peal kõik see melu üles, mis seal vee all toimub ja siis ühe selle uputatud laeva juures mängiti kõik see melu ette ja teise puhul ei mängitud ja see, kus mängiti, see asustati oluliselt kiiremalt, et üldiselt mingi müra neile meeldib. Jah. Et see on täpselt inimesi, et see kus on ikka peomuusika sinna lähme ja kui peomuusika tule, sinna ei lähe lihtsalt. Lõpus on siia tuleb, Aga tänan ja vaadake veel kalu ja ega neid kalu, mis seal akvaariumis on mõnda, te ilmselt ei näe.